Maailm liigub aina kiiremini ja infot on kõikjal. Telefonid ei lakka helisemast. Kogu selles saginas on lihtne ära eksida. Oleme alati ühenduses. Töö jälitab meid kõikjale. Raske on leida aega puhkuseks. Isegi lihtsalt olemine võib olla keeruline. Nii kiire elutempo juures on lihtne end kaotada ning tunda ärevust ja stressi. Igatsme midagi enamat. Igatsme sisemist rahu. Mis oleks, kui oleks olemas viis selle leidmiseks? Mis oleks, kui vanad kreeklased oleksid selle juba avastanud? Viis leida rahu keset tormi. Liitu meie kanaliga ja vaata veel videoid. Ja siin tulebki mängu stoitsism. See filosoofia, mis sündis Vana-Kreekas, on üle 2000 aasta vana. Stoitsism ei tähenda ainult vanu loenguid või keerulisi teooriaid. Vastupidi, see on väga praktiline. See räägib heast elust, mis on täis vooruslikkust ja vastupidavust. Elust, kus leiame kaose keskel sisemise rahu. Stoitsism õpetab meid keskenduma sellele, mida saame kontrollida, oma mõtetele, oma tegudele ja leppima sellega, mida me kontrollida ei saa. See on ajatu filosoofia, mis on täna aktuaalsem kui kunagi varem. Rändame ajas tagasi Vana-Kreekasse, Ateena südamesse. Kujutage ette lärmakat turgu, mis on täis inimesi ja elavaid vestlusi. Just sellest Vana-Kreeka elu südamest sündiski stoitsismi filosoofia. Selle rajas Zenon Kitionist umbes 300 aastat enne Kristust ja see kogus kiiresti suure populaarsuse. Stoitsism pakkus praktilise lähenemise elule ja rõhutas vooruse ja mõistuse olulisust. Erinevalt mõnest teisest filosoofiast ei kartnud stoitsism igapäevaelu. See pakkus juhiseid tavalistele inimestele, kes pidid elus raskustega silmitsi seisma. Stoitsism ei tähendanud ainult teadmiste otsimist, vaid teatud tüüpi elu elamist. See oli eluviis, mida iseloomustas vaprus, tarkus ja sisemine rahu. Meenutagem Rooma keisrit Marcus Aureliust. Kuigi ta valitses tohutu impeeriumi üle ja juhtis paljusid sõdu, leidis ta lohutust stoitsistlikust filosoofiast. Tema isiklikud mõtisklused, mida tänapäeval tuntakse nime all meditatsioonid, pakuvad ajatut tarkust selle kohta, kuidas toime tulla ebaõnne ja katsumustega, kontrollida oma mõtteid ja elada moraalset elu. Siis on meil Seneca, filosoof ja riigimees. Tema kirjad ja teosed uurivad selliseid teemasid, nagu moraal, lein ja tähendusrikka elu otsingud. Ja lõpuks Epictetus, endine ori, kellest sai tunnustatud stoitsistlik filosoof. Tema õpetused rõhutavad enesekontrolli, reaalsuse aktsepteerimist ja sisemise vabaduse otsimist. Need stoikute filosoofid elasid 2000 aastat tagasi, aga nende mõtted tuletavad meile tänapäevalgi meelde, mida tähendab olla inimene. Nende sõnad kajavad läbi aegade. Raskused, millega nad silmitsi seisid, kaotus, hirm, elu mõtte otsimine, kõik need on probleemid, millega meiegi täna silmitsi seisame. Nende tarkus on ajatu. Selles lärmakas ja ebakindlas maailmas on stoitsism nagu majakas pimeduses. See tuletab meile meelde, et meil on rohkem kontrolli, kui me arvame. Me saame kontrollida oma mõtteid, reaktsioone ja lõpuks leida oma sisemise rahu. See ongi stoitsismi suurim kingitus. Kujutage ette, et kiirendame aastasse 2025. Meie maailm on juba praegu tehnoloogiaga ümbritsetud. Meie nutitelefonid pommitavad meid pidevalt teadetega ja sotsiaalmeedia ahvatleb meid lakkamatult. Uudised, arvamused, isegi reklaamid. Me elame infotsunamis. Sellest digitaalsest mürast on tõeliselt raske pääseda. Digiajastu on andnud meile lõputult võimalusi, aga toonud kaasa ka uusi väljakutseid. Me võrdleme end kergesti teistega, tunneme end vähem väärtuslikena, ärevil ja üksikutena. Igatsme sisemist rahu, aga pöördume ikka ja jälle oma telefonide poole. Igatsesime ühendust, aga näeme vaid teiste inimeste perfektseid versioone ja tunneme end lõpuks veelgi tühjemana. Vaadake, kuidas meie maailm on muutunud. Kliimamuutused, poliitilised konfliktid, majanduslik ebastabiilsus. Kõigega on raske kursis olla. Nii paljude probleemide ees on kerge tunda end jõuetuna ja meid valdab hirm tuleviku ees. Oleme pidevalt uudiste küljes kinni, otsides vastuseid ja lohutust. Selle asemel muutume aga aina murelikumaks ja ebakindlamaks. Nendel ettearvamatutel aegadel vajavad nii üksikisikud kui ka maailm kompassi. Juhendit, mis juhiks meid läbi tormi ja näitaks teed. Stoitsism, tee selguse poole. Isegi tänapäeval avastame stoitsismi püsiva väärtuse. Stoitsism annab meile raamistiku 21. sajandi väljakutsetega toimetulekuks. See tuletab meile meelde, et me ei saa kontrollida kõike, mis meiega juhtub. Börsihinnad, kliima, teiste arvamused, kõik see on meie kontrolli alt väljas. Mida me saame kontrollida, on meie reaktsioon.
Me saame valida, kuidas me raskustele reageerime. Me saame keskenduda sellele, mida me saame mõjutada. Meie mõtted, meie teod, meie iseloom. Maailmas, mis on täis segajaid ja ebakindlust, pakub stoitsism meile tee selguse, vastupidavuse ja sisemise rahu poole. Stoitsism annab meile jõudu leida rahu tormi keskel. Täna räägime kontrolli kahesusest. Kujuta ette, et oled oma autos ja oled liiklusummikus lõksus. Sinu telefoni aku on tühjenemas ja sa muretsed, et jääd olulisele kohtumisele hiljaks. Stoikud ütleksid, võta hetk ja hinda olukorda. Kas sa saad liiklust kontrollida? Ei, sa ei saa. Sa ei saa ka kontrollida, millal su telefoni aku tühjeneb. Aga sa saad kontrollida oma reaktsiooni. See ongi kontrolli kahesus. Keskendu sellele, mida sa saad kontrollida. Oma mõtted, oma teod. Aktsepteeri seda, mida sa muuta ei saa. See on esimene samm sisemise rahu poole. See ei tähenda, et sa ei peaks midagi tegema. See tähendab, et sa peaksid oma lahinguid hoolikalt valima. Kasuta oma energiat sellele, mida saad muuta, ja lase lahti sellest, mida sa muuta ei saa. See on tõeline vabadus. Tere! Täna räägime tänulikkuse väest. Meie kiire elutempo juures ihkavad paljud inimesed aina rohkem ja rohkem. Suuremat maja, paremat töökohta või ideaalset Instagrami profiili. Aga sageli unustame olla tänulikud selle eest, mis meil juba on. Stoikud rõhutasid tänulikkuse olulisust. Nad ütlesid, et iga päev ärgates peaksime hetkeks peatuma ja hindama väikeseid rõõme meie ümber. Nagu soe voodi, turvaline kodu, mis kaitseb meid vihma ja tuule eest, või taskuuma kohvi. Tänulikkus muudab meie vaatenurka ja seda, kuidas me maailma näeme. Isegi siis, kui seisame silmitsi raskustega, aitab see meil näha elu ilu. Kas soovid vabaneda ärevusest ja stressist? Hakka tänulikkust praktiseerima. Mis oleks, kui kirjutad iga õhtu 3 asja, mille eest oled tänulik? Kogege ise, kui palju tänulikkus teie elu rikastada saab. Stoikute filosoofias on olemas selline praktika, nagu ebaõnne ettekujutlus. Kõlab veidi hirmutavalt, eks? Lühidalt öeldes tähendab see probleemidele mõtlemist, mis võivad tekkida. Kujuta ette, et sul on vaja teha oluline esitlus, mis võiks valesti minna. Projektor võib katki minna, võib-olla unustad midagi olulist mainida. Sa pead olema valmis. Sul peaks alati olema varuplaan. Kui me mõtleme ebaõnnele ette, muutume me vastupidavamaks. Kui probleem tekib, ei satu me paanikasse, sest oleme sellega juba arvestanud. Asi pole mitte pessimistlikkuses, vaid valmisolekus. Asi on tulevikku rahulikult vastuvõtmises ja valmisolekus iga väljakutsega toime tulla. Me elame maailmas, mis on täis segajaid. Märguanded pidevalt piiksuvad ja ülesannete nimekiri aina kasvab. Selles keerises on kerge kaotada suunda ning alistuda kiirusele ja survele. Seepärast rõhutab stoitsism rahu leidmise olulisust just sellistel hetkedel. On aeg kõik kõrvale jätta ja pühendada aega iseendale. Olla kohal siin ja praegu, jalutada looduses, mediteerida paar minutit või nautida tassi kuuma teed. Leia see, mis sind rahustab ja tee sellest harjumus. Rahus leiame selged mõtted ja avastame enda sees peituva jõu. Loo endale rahu ja rahulolu oas ning lase seal õitsema tõelisel õnnel. See on oleviku vägi. Võib-olla sa mõtled, stoitsism kõlab hästi, aga kas see toimib ka tänapäeva maailmas? Kas Vana-Kreeka filosoofia saab aidata meil toime tulla tänapäeva elu stressiga? Muidugi, tõendeid on kõikjal. Paljud edukad inimesed toovad esile, et vaimne tugevus ja selgus, mille nad on stoitsismi kaudu saavutanud, on aidanud neil edu saavutada. Üks näide on Tim Ferriss. Ettevõtja, autori ja podcasti saatejuhina peab ta end stoikuks. Ta väidab, et stoitsism on aidanud tal ületada väljakutseid, oma aega tõhusalt juhtida ja keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline. Oma raamatus Titaanide tööriistad kirjeldab Tim Ferriss, kuidas ta kasutab stoitsismi põhimõtteid oma igapäevaelus, et luua vaba ja tähendusrikas elu. Ta on elav tõestus sellest, et stoitsism ei ole mitte ainult iidne filosoofia, vaid ka praktiline juhend õnnelikuks ja täisväärtuslikuks eluks tänapäeva maailmas. Tutvume Ryan Holiday'ga. Ta on edukas autor, tuntud oma raamatute Takistus on tee ja Ego on vaenlane poolest. Holiday avastas stoitsismi oma 20. eluaastates ja on veendunud, et see filosoofia võib elusid muuta. Oma töö kaudu on ta kohandanud stoitsismi tänapäeva maailmale ja teinud selle kättesaadavaks laiemale publikule. Ta elab ise stoitsistlike põhimõtete järgi ja rakendab neid oma töös, suhetes, enesearengus ja kõigis eluvaldkondades. Üks olulisemaid asju, mida Holiday rõhutab, on takistuste muutmine võimalusteks. Ta väidab, et raskused on elu vältimatu osa, aga me peaksime neid kasutama hüppelauana kasvuks ja tugevnemiseks. Need on vaid 2 näidet paljude seast inimestest, kes on leidnud edu ja rahulolu stoitsismi ajatu tarkuse kaudu.
Nad on avastanud, et selle iidse filosoofia põhimõtted, mis on kirja pandud tuhandeid aastaid tagasi, on siiani aktuaalsed ja mõjuvõimsad. Stoitsism pole mõeldud ainult ettevõtjatele või edukatele inimestele. See on filosoofia, mis on avatud kõigile, olenesemata nende päritolust, tööst või uskumustest. Oled sa siis õpilane, kes valmistub eksamiks, lapsevanem, kes püüab tasakaalustada tööd ja perekonda, või tunned end lihtsalt kaasaegse elu kiire tempo tõttu stressis olevat? Stoitsism pakub väärtuslikke tööriistu, mis aitavad igaühel leida rahu ja tähendust. See seisneb vastutuse võtmises oma mõtete ja tegude eest. Rõõmu leidmises olevikust, raskustega vapralt ja visalt silmitsi seismisega. Maailmas, mis tundub sageli kaootiline ja ebakindel, pakub stoitsism teed sisemise rahu, selguse ja rahulolu poole. See on filosoofia, mis annab sulle jõudu elada parimat võimalikku elu, olenemat takistustest, millega sa kokku puutud. Mis iganes ka ei juhtuks. Nagu näete, pole stoitsism lihtsalt aegunud filosoofia, mis tolmub vanade raamatute vahel. See on eluviis, praktika, mis on sama asjakohane 2025 aastal, kui see oli Vana-Roomas. Stoitsism annab meile tööriistakomplekti, mis aitab meil toime tulla tänapäeva elu väljakutsetega. Kujutage ette, et peate tegema raske otsuse ja ebakindluse koorem lasub teie õlgadel. Selle asemel, et ärevusele järele anda, peatage hetkeks ja hingake sügavalt sisse. Meenutage stoitsismi põhimõtet kontrolli kohta ja keskenduge sellele, mida saate kontrollida, oma tegudele ja reaktsioonidele. See ongi stoitsism tegevuses. Kujutage ette, et sirvite sotsiaalmeediat, olles ümbritsetud piltidest ideaalsest elust. Hakkate tundma kadedust ja tunnet, et teil jääb millestki ilma. Kuid pidage meeles stoitsismi praktikat, tänulikkust. Keskendudes oma elus olevatele headele asjadele, leiate rahulolu olevikus. See ongi stoitsismi tugevus. Kujutage ette, et seisate silmitsi ootamatu takistusega. Teie plaanid on rikutud. Selle asemel, et paanikasse sattuda, pidage meeles stoitsismi põhimõtet. Oodake ootamatut. Olete end vaimselt väljakutseteks ette valmistanud. Olete valmis kohanema ja neist üle saama. See ongi stoitsismi olemus. Stoitsismi juures on ilus see, et see on kõigile kättesaadav. Sa ei vaja erilisi riideid ega rituaale. Lihtsalt ole valmis jälgima oma mõtteid ja tegusid. Stoitsism on eneseavastamise teekond, protsess, mille käigus ehitame üles sisemise tugevuse ja vastupidavuse. See tähendab, et näeme väljakutsetes kasvuvõimalusi, aktsepteerime seda, mida me ei saa kontrollida ja keskendume vooruslikule elule. Vaatamata tänapäeva elu kaosele, leia rahu ja rahuldus kõige keskel. Usu mind, see on tee, mis on ettevõtmist. Järgi stoitsistlik. Naudi olevik, ole tänulik, armudele vastu. Meeles, et sul on jõudu elada täisväärtuslikku ja rahuldust pakkuvat elu, olenemata ees seisvatest väljakutsetest. See on stoitsismi kestev pärand. Ajatu filosoofia, mis on asjakohane ka tänapäeval, teejuht kõigile, kes soovivad eluraskustes navigeerida tarkuse, vastupidavuse ja sisemise rahuga. Kui sulle see video meeldis, siis telli kanal, anna pöial püsti ja jaga seda oma sõpradega.